Aga tere päevast, head ajakirjanikud ja ülekande vaatajad. Alustame valitsuse pressikonverentsiga. Valitsus pidas täna e-istungi ja olulisematest teemadest annavad teile ülevaate energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, välisminister Margus Tsahkna ning justiits- ja digitaalminister Liisa Pakosta. Andres Sutt, palun. Aitäh. Mina räägin kahest asjast. Esimene on siis arvamuse andmine jahiseaduse ja looduskaitse muutmise seaduse eelnõule, mille algatas keskkonnakomisjon, millega muudetakse siis jahiseadust ja looduskaitseseadust ja eesmärk on hästi lihtne. Lihtsustada siis Aafrika katku näiteks laadsete sündmuste puhul metssigade ja võõrliikide küttimist ja nuhtlusisendite küttimist. Ja miks need muudatused vajalikud ongi just, et tõhusamalt siis loomataudide korral seda tõrjet teha, nuhtlusisendeid küttida ja kasutades ka siis tõestatud meetodeid nagu öösihik ja eemaldame ka siis bürokraatlikke takistusi, näiteks jahilubade tasu kriisiolukorras, et see kõik aitab kaasa siis efektiivsemale küttimisele, eesmärgiga just ennetada suuremaid kahjusid. Ja võib-olla siin paar näidet tuua juurde ka siis öösihiku kasutamise korral, näiteks selle aasta augustis-septembris kütiti metsi ju 85% rohkem ja kogu siis metsigade küttimine kasvas 2 korda sellel perioodil. Ja 85% siis oli nendest kütitud öösihikut kasutades ja öösihik on ennast tõendanud ka Soomes, Lätis, Leedus, kus selle kasutamine jahil on palju laialdasemalt lubatud kui meil. Ja samamoodi siis looduskaitsealadel tuleb erand looduskaitseseadusesse, et kui on ohtu kiiresti tõrjuda, siis saab jahti pidada ka piiranguvööndis ja sihtkaitsevööndis kaitseala valitseja nõusolekul ja kõik need muudatused ongi peaasjalikult siis olnud tingitud Aafrika katku kogemusest, et me järgmisteks kordadeks oleksime paremini valmis. Siis teine teema, millest väga lühidalt kiitsime heaks Eesti seisukohad nõukogu määrusele, millega luuakse siis tuumaohutuse koostöö ja dekomisjoneerimise instrument. Et siin on põhimõtteliselt niisugust 2-3 olulist asja, et me kindlasti toetame, et oleks kõrge tase tuuma- ja kiirgusohutuses, jäätmete ja kasutatud kütuse ohutul käitlemisel ja turvalisel dekomisjoneerimisel nii Euroopa Liidus endas kui ka naabruses. Et Eestil endal on ju ka Paldiski tuumaobjekt, kus on vaja ka lõppladestus teha, dekomisjoneerida. Me peame oluliseks, et Euroopa Liidu rahastus oleks sihipäraselt suunatud otsest tuumaohutust ja inimeste ja keskkonnakaitset parandatavatele tegevustele, et oleks ka ühtsed standardid, kasutajasõbralik teadmiste jagamise platvorm, mis kindlasti aitab ka meil sellesama näiteks Paldiski nõukogudeaegse tuumaobjekti ohutult hallata ja dekomisjoneerida. Ja samamoodi peame oluliseks, et oleks ka selge ja jälgitav eelarvejaotus Euroopa Liidu dekomisjoneerimisprojektide sees partnerriikidele suunatava rahastuse vahel, et oleks ka läbipaistvus ja eesmärgipärasus tagatud. Ja partnerriikide hulka kuulub muuhulgas ka näiteks Ukraina, aga ka siin Lääne-Balkan, Armeenia, Iraan ja Kesk-Aasia ning siis organisatsioonidest rahvusvaheline aatomienergiaagentuur. Ja viimase asjana mul on väga hea meel, et me kiitsime siis heaks ka õppelaenu seaduse muudatused, aga nendest siis täpsemalt räägib vist hea justiits- ja digiminister. Et ma usun, et nende muudatustega me oleme nüüd jõudnud sinna punkti, kus õppelaenu tingimused on siis kohased ühele arenenud riigile, mis igati soosivad üliõpilastel õppetöö siis teostamist ja et keegi ei jääks rahalistel põhjustel oma haridusteel kas ukse taha või siis pooleli. Aitäh! Aitäh! Ning välisminister Margus Tsahkna, palun. Tere, ma vaatan, Madisel on personaalne pressikonverents, milline luksus, mitte üheski teises riigis maailmas ei ole niimoodi
Aga näete, Eesti on nii meediasõbralik, et on valmis ka tegema ühele ajakirjanikule ametliku pressikonverentsi, aga võib-olla mõned jälgivad meid ka kaamerate vahetusel. Välisministrina mul on täna tõesti väga hea meel teatada, et valitsus otsustas rajada ja luua 5 uut saatkonda ja küsimus on, et kuidas siis nii järsku, et see otsus ei tulnud kuidagi järsku, et see on väga pikaajalise töö tulemus. See, et Eesti ei ole olnud esindatud 2 väga suures maailmajaos, mis on rahvusvahelises välispoliitikas, julgeolekupoliitikas väga olulised maailmajaod ja ka meie ettevõtluse ja ärikeskkonna ja ekspordi ja investeeringute võtmes väga kiiresti arenevad maailmajaod. Ma pean siin silmas nüüd siis Kesk- ja Ladina-Ameerikat ja siis Sahara-alust Aafrikat, et see on olnud üks selline suur lünk Eesti välisteenistuse esindatuses üle maailma. Nii et valitsus otsustas siis luua saatkonnad Brasiiliasse ja Keeniasse. Need on 2 sellist uut saatkonda ja eesmärk ongi panna jalg maha nendes regioonides ja teine pool lisaks siis julgeoleku välispoliitikale, millest siis Välisministeerium seisab, on meil ka äridiplomaatia ja meie eksportturgude laiendamine. Et üks tõsiseid probleeme Eesti majanduse arengus on olnud see, et kuskil 78% meie kaubavahetusest ja ekspordist käib Euroopa lähiriikidega ja nagu te olete näinud, siis viimastel aastate jooksul ei lähe Euroopal majanduslikult väga hästi ja nendel turgudel samamoodi ja see koheselt tööb ka meie enda majanduskasvu. Nii et Eesti ettevõtjad on väga huvitatud sellest, et turud laieneksid ka nendesse regioonidesse, mis arenevad kiiremini ja täissaatkonna loomine on ülitähtis tugi siis äridiplomaatilises võtmes. Nii et Aafrika suunal me teeme väga tõsist digikoostööd, seal riigid võtavad neid muutusi väga suurelt ette, seal on ka palju muid selliseid valdkondi ja Kesk- ja Ladina-Ameerika samamoodi. Nii et Eesti tugevdab oluliselt oma globaalset haaret ja 3 ülejäänud saatkonda on seotud siis eelkõige meie laienemise, Euroopa Liidu laienemise ja ka tegelikult partnerlusriikidega. Nimelt avame siis saatkonnad Armeenias, Aserbaidžaanis ja Moldovas. Moldova on teinud väga suuri samme selle teel, et saada välja Venemaa mõjusfäärist ja liituda Euroopa Liiduga ja Moldova on olnud meile väga lähedane partner ja on ka edasi. Mulle iga kord, kui ma Moldovas käin, siis meenuvad need sellised Eesti 90. aastate Mart Laari valitsuse selline mentaliteet, kus tehakse metsikult suuri reforme, kus on parimad ajud kokku aetud ja Eesti on seal selja taga toetamas ja saatkonna avamine on väga tähtis samm nendele ja ka meile. Ja Armeenia, Aserbaidžaan on täiesti uuel teel, see on ka ajalooline samm, nimelt see leppimisprotsess, mis seal käib omavahel, see ei ole mitte ainult siis, Venemaa mõjusfääri vähendamine kogu regioonis, Armeenia väljatoomine tegelikult sellest Venemaa mõjusfäärist. See rahu on tegelikult ajalooline. Me loodame, et see saab siis ka lepingutega kaetud ja kestma, aga teine pool on just nimelt äripool. Et minu visiidi käigus Aserbaidžaani oli kaasas ka väga esinduslik äridelegatsioon ja need investeeringud, mida sinna nüüd tehakse nii Aserbaidžaani, Türgi, Ameerika Ühendriikide, aga ka Euroopa Liidu poolt, luues uusi kaubakoridore, samamoodi digitaliseerimise teel. Näiteks Aserbaidžaan, hästi varjatud saladus, on üks nendest riikidest, kes täna juba kasutab Eestis välja mõeldud XT lahendusi. Nii et ja Armeenia samamoodi on väga oluline Euroopa teel olev väga raskes olukorras riik, et need saatkonnad saavad seal avatud. Et praegu on Eestil 45 välisesindust ja sinna siis liitub veel 5, et kokku saab olema 50, nii et täitsa viisakas. Ja küsimus, et kuidas siis nõndamoodi, et varem 2 aastat oli jutt, et ma panen kinni kuskil 15 saatkonda, siis tegelikult sellel teel me olime, kui vaadata riigieelarve strateegiat, mis senimaani vist veel kehtib. Nüüd on see muutmisel, nimelt välisteenistuse rahastus oleks vähenenud järgmise 2 aasta jooksul kuskil 30%. Ja see mõte viis siin taga nii majanduslikult kui ka tegelikult julgeolekupoliitiliselt oli minul vähemalt selline, et olukorras, mis meie ümber on ja ka olukorras, kus me miljardeid investeerime Eesti riigi kaitsesse, siis diplomaatia on tegelikult see esimene kaitseliin. Et kui diplomaatia ei saa hakkama, siis tuleb sõda, siis hakkavad relvad kõnelema.
ja seetõttu on vajalik meil suurendada võimekust ja täna siis valitsus need otsused tegi. Lühidalt Ukraina rahuplaanist nii-öelda, et pinge on väga suur. Ma võin öelda, et võib-olla selle Venemaa agressiooni kõige raskem hetk on täna Ukrainal. Nii sisepoliitiliselt Venemaa survestab metsikult rindel, survestab pommitamistega öösel. Putinil on verelõhn ninas, et ta suudab siin läbi suruda ja seetõttu ka välisteenistus Eestis, kes küll otseselt ei istu läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega, on viimase nädala jooksul ikkagi 24/7 teinud tööd, et ka meie sõnumid jõuaksid sinna laudade taha ja Euroopa on väga ühtne selles küsimuses. Et väga paljud olulised teemad on veel avatud selle 19 punkti seas, millest nüüd veel läbi räägitakse. Ja mis on väga tähtis, et tegelikult Venemaa ja Putin ei ole veel midagi olulist öelnud ja ei ole ka näha, et nad tahaksid kuidagi oma kurssi muuta. Et mis iganes rahuplaani pakkumine lõpuks kokku lepitakse ka Ameerika Ühendriikidega, selle eesmärk peab olema ikkagi selle sõja kursi muutmine, Putini kursi muutmine. Ja see ei ole küsimus territooriumitest ainult, mis on väga tähtis, et territooriumi ei pea Ukraina hakkama lihtsalt ära andma, vaid see on tegelikult küsimus ka Euroopa julgeolekust sõna otseses võtmes. Et nendes punktides on olnud sees väga otseseid kokkuleppeid, mida ei saa teha ilma meieta, kuna need käivad meie ja Euroopa julgeoleku kohta otseselt, see puudutab NATO-t, see puudutab Euroopa Liitu, see puudutab meid ja samamoodi ei saa mingid kokkuleppeid teha ilma Ukrainata. Eile toimus Euroopa Liidu välisministrite nõukogu istung erakorraliselt, kus siis ka Ukraina välisminister andis ülevaate nii palju, kui ta sai. Paljudest asjadest ei räägita, me väga paljudest asjad teame, millest ma ei saa ka teile rääkida, selleks, et need läbirääkimised lõppeksid positiivselt. Aga põhisõnum oli, et meil on vaja, et Euroopa läheb oma otsustega edasi. Ja eile me keskendusime siis eelkõige kahele peateemale. Üheks on siis Venemaa külmutatud varade kasutusele võtt. Me oleme olnud seal väga lähedal ja siis on tulnud tagasi lööke. See on teema, mida Putin kõige rohkem kardab hetkel. Lisaks sanktsioonidele, mida USA paneb, mida nüüd Euroopa valmistab ette, mis oli teine teema, 20 sanktsioonipakett, on see, et esiteks Putin jääb ilma oma varadest, Euroopas on need üle 200 miljardi euro, mis on metsikult suur summa, ja teiseks on see, et Ukraina sellise otsusega, kui Euroopa suudaks need kasutusele võtta, saaks pikaajalise täiemahulise rahastuse, nii sõjaliseks abiks kui ka majanduslikuks abiks, mida Ukrainal on väga vaja. Ja seda kardab Putin nagu tuld. Nii et see on see, mida me lükkame. Ursula von der Leyen on surve all, ta peab panema need ettepanekud lauale, muidu see protsess käima ei lähe. Ja ma loodan, et detsembris ülemkogul suudetakse tegelikult see otsus langetada. See võib muuta sõjakurssi ja võib muuta ka tegelikult nende läbirääkimiste kurssi. Nii et see on see töö, mida Eesti on 3 aastat teinud ja me näeme, et me oleme läbimurdel väga lähedal. Kuna aeg on läbi, siis ma lihtsalt lühidalt veel ütlen, et järgmine nädal on NATO välisministrite kohtumine, kus kõik need teemad on letis. See, et Haagis otsustati tippkohtumisel panna 5%, sellest kõik teavad, Eesti teeb järgmise aasta eelarvega üle 5% juba, aga hästi tähtis on jälgida ka seda, et nüüd riigid, kes on andnud lubadusi, et nad täidaksid ka ikkagi nende võime eesmärkide täitmise kokkuleppeid, ehk siis need on päris võimed, mis siis peavad täitma ära need puudujäägid, mis meil on NATO kaitseplaanides. Ja see on üks teema, kuhu me fokusseerime nüüd enne Türgis toimuvat tippkohtumist oma tähelepanu, et lisaks nendele SKP numbritele, mida kõik deklareerivad ka päriselt kaitsevõime tõuseks NATO-s. Ja peale seda ma olen Austraaliasse, et see on väga oluline visiit. Eesti kogukond, Austraalia on väga meiemeelne regioonis üks suurimaid juhtimaid riike, aga tuleb jutuks ka haruldaste muldmetallide teema. Nimelt on suur saladus, mis on Eestis paljud ei tea. Nimelt Eestis asub väljaspool Hiinat kõige suurem haruldaste muldmetallide töötlemise võimekus. Ja see on üks teema, mis on meid pannud maailmakaardile uuesti. Et Austraalia on üks selliseid riike, kust siis see ressurss tuleb ja see teema kindlasti saab ka seal käsitlust. Aitäh! Aitäh! Ning ka sõna on palun justiits- ja digiminister Liisa Pakostal. Aitäh! Ma kõigepealt alustan Margus Tsahkna toetamisega ja seletan, miks need saatkonnad meil olulised on. Meil ei ole ühtegi saatkonda näiteks Aafrikas praegu. Vaatsin, Soomel on saatkondi ja konsulaate kokku seal 35.
ja tegelikult, kui me mõtleme seda meie ekspordipotentsiaali, siis tõesti mitu riiki seal X-teed juba kasutab. Ja see tähendab lühidalt seda, et Eesti ettevõte saab müüa oma tooteid, oma IT-tooteid Aafrika valitsustele ainult sellisel juhul, kui meil on ikkagi riigiesindus seal ka juures, kes ütleb, et see on täitsa okei firma. See, et meie selle ettevõtte teenuseid näiteks oleme kasutanud ja meil ta töötab. See võimaldab seda eksporti teha ja ekspordiraha meile Eestisse siia võimaldab jällegi palkasid tõsta. Nii et see on äärmiselt oluline, et me nüüd oma esimese saatkonna näiteks Aafrikasse avame. Ja nüüd ma jõuan tänase päevakorra juurde. Õppetoetustest, õppelaenudest paar sõna. Meil on ainult 4% üliõpilastest, kes võtab õppelaenu ja sellel tõenäoliselt on väga palju põhjuseid. Nendest omakorda, kes võtavad seda õppelaenu, suur osa on need, kes võtavad õppelaenu välisriigis õppimiseks. Järelikult selles senises süsteemis midagi hästi ei toimi. Eesti 200 jaoks on see olnud hästi oluline, et igaüks, kes tahab õppida, peab seda saama teha sõltumata majanduslikust olukorrast. Ja selle tõttu me oluliselt lihtsustasime neid õppelaenu tingimusi. Kaob ära kinnisvara tagatise nõue, kaob ära käendaja nõue, summad tõstetakse, intressi viiakse madalamaks. Nii et loodetavasti siis järgmisest õppeaastast on rohkematel tudengitel võimalust seda õppelaenu võtta. 1. detsembril me tähistame turvalisuse päeva. See on varem olnud tuntud siseturvalisuse päevana, nüüd on ta siis turvalisuse päev ja see on see päev, kus me kõik mõtleme suures tänutundes nendele inimestele, kes meie siseturvalisusega tegelevad. Politseis päästes on neid inimesi umbes 10 000, vanglateenistuses 1100 ja küberturvalisuses püüdsime kokku lugeda, et palju üle terve Eesti töötab inimesi küberturvalisusega. Me tegelikult täna hommikuks seda arvu kokku ei saanudki. Et tegeleme sellega veel edasi, aga me kõik tajume ja tunneme seda, et need inimesed, kes igapäevaselt oma panust annavad, pluss terve rida vabatahtlikke, kes siseturvalisusesse panustavad, äärmiselt oluline. Tuletan ka meelde, et tõesti kahjuks küberründed meil kasvavad kiiresti, küberpettused kasvavad kiiresti ja vanglateenistus on siis üks osa meie siseturvalisusest, kes Politsei- ja Piirivalveametiga teeb vähegi kriitilisemates olukordades tihedat ametialast koostööd ja aitab Eesti inimeste turvalisust kaitsta. Aga turvalisuse teema lõpetuseks ma olin vahepeal ka lähetuses ja kahjuks nägin, et Eesti Kohtunike Ühingu esimees Anu Uritam on levitanud kohtureformi kohta vähemalt 2 otsest valeväidet ja ma siiski pean oluliseks, et me need ümber lükkame. Mul on väga kahju, et ma sellise asjaga üldse pean tegelema. Esiteks, absoluutselt ei vasta tõele see, et maakohtute liitmisel hakkaks toimuma kuidagi kohtunike rändamine mööda Eestit. Vastupidi, esimest korda Eesti ajaloos me paneme kohtumajade asukohad seadusesse kirja. Need ei ole siiamaani seaduskirjas olnud. Ehk et 51 hääle seadusesse lähevad kirja inimeste jaoks, et neil on kodule kõige lähem kohtumaja võtta, siis need kohtumajad 15 tükki on seadusesse kirjas. Teiseks tuletan meelde, et 80% tsiviil- ja haldusasjadest lahendatakse kirjalikus menetluses. See on siis selline menetlus, kus inimene üle kohtumaja ukse tegelikult ei astu. See on juba praegu niimoodi. Ja kohtunike endi eestvõttel on praegu juba väljatöötamisel siis uuendatud süsteem, mis jagab neid kohtuasju vastavalt spetsialiseerumisele, aga ka vastavalt sellele, et inimesel oleks tema kodu lähedal see 1/15 kohtumajast kindlalt ja mugavalt võtta ja käia. Nii et see absoluutselt ei vasta tõele. Ja absoluutselt ei vasta tõele ka see, et kohtute haldus- ja arendusnõukogus oleks edaspidi ülekaalus poliitikud või et poliitikute roll kohtute juhtimisel suureneb. See on otsene vale, sellepärast et kogu reform viib tegelikult kohtute juhtimise ministeeriumist kohtute endi kätte. Ehk et poliitikute mõju all või täitevvõimu poolne juhtimine väheneb oluliselt. Me oleme üks
viimaseid riike, kes sellist reformi teeb. See on tõepoolest olnud üks Veneetsia komisjoniga soovitusi, et minister ei peaks nimetama kohtujuhte, nagu ta täna nimetab. Ja kui vaadata seda kohtute nõukogu ennast, siis siin on tegelikult ka igaüks saab eelnõust ka järgi vaadata, et tegelikult septembris eelmisel aastal juba kohtute haldamise nõukoda ise hääletas Ivo Pilvingu, lugupeetud riigikohtuniku poolt välja pakutud siis uue koosseisu üle ja sinna kuuluvad siis Riigikohtu esimees, 5 eri kohtuastmest valitavat kohtunikku, justiitsminister, 2 Riigikogu liiget, advokatuuri esindaja ja õiguskantsler. Ehk et kui nüüd arvata, et advokatuuri esindaja ja õiguskantsler oleks nagu poliitikud, siis see on kindlasti ka otsene vale. Nii et ma pean väga oluliseks, et need 2 asja on ümber lükatud, et esiteks poliitikute roll kohtute juhtimisel väheneb oluliselt, kohtute juhtimine viiakse Justiits- ja Digiministeeriumist kohtute endi kätte, kohtunikud ise hakkavad otsustama, kuidas kõige parem ja õigem on seda tööd teha. Ja teiseks ei ole nii, et inimesed peaksid kuidagi rohkem sõitma hakkama. Aitäh! Aitäh! Ja kas on saalist küsimusi? Ja kui ei ole, siis ülekandega pressikonverents on lõppenud. Aitäh!